Tere uuesti siis, head volikogu liikmed. Alustame volikogu istungiga. Kohal on meid praegu 15. Teatanud on Egle Rumberg, Egle Utt, et nad ei tule täna ja Argo Mengel jääb natuke hiljaks ja Agu Pööli ei ole midagi öelnud. Enne kui ma volikoguga alustan, on mul siin mõned avaldused laekunud. Lahkumisavaldused Valimisliidu Annamänd ja Valimisliidu Ühtne Koduvald fraktsioonist ja eilse kuupäevaga signeeritud ja avaldused on saatnud Aule Kink, Lalo Sinimäe, Andrus Soopalu ja Uno Lehtme. Nii. Mul üks paber ette lugeda, anda üle. Jah, palun, võib. Nii allakirjutanud moodustame äärmiste vallavolikogu fraktsiooni Koduvald järgnevas koosseisus. Uno Lehtla, Andrus Soopalu, aseesimees Aule Kink, esimees Lalo Sinimäe. Aitäh. Ma loen veel siis korra üle, et oleks korrektne. Fraktsiooni moodustamine kablis 28 tänane kuupäev tähendab otsus. Meie allakirjutanud moodustame äärmiste vallavolikogus fraktsiooni Koduvald järgnevas koosseisus. Esimees Lalo Sinimäe, aseesimees Aule Kink, liikmed Andrus Soopalu, Uno Lehtla. Nii, head volikogu liikmed, siis seda ma juba ütlesin, et meid on täna siis praegu 15 ja nagu alati on meil volikogusse oodatud ja kutsutud vallavanem ja vallavalitsus sõnaõigusega ja tänaseks on meil veel siis ettekandjateks registreeritud Külliki Kiiver vallavanemana, siis Helve Reisipuk abivallavanem, planeerimise maanõunik Maria Reinson, siis on veel abivallavanem Siim Suursild, maa- ja külakomisjoni esimees Hendrik Künnapas, siis on tunnustuse avaldamise komisjoni esimees Andrus Soopalu ja volikogu liige Urmas Aava. Head volikogu liikmed, te olete saanud päevakorra projekti, mis on meil täna 10-punktiline. Kas kellelgi on päevakorra suhtes küsimusi, ettepanekuid? Ei ole. Head volikogu liikmed, panen siis päevakorra sellises järjestus, nagu teil tuli 10-punktisena hääletamisele. Kes on selle poolt, et see meile kinnitada tänaseks päevakorraks, palun käia märku anda. Kõik volikogu liikmed poolt, seega on päevakord meil kinnitatud. Ja siis esimene päevakorrapunkt on Äärmiste valla seisukoha andmine haridusleppe allkirjastamise osas, otsuse eelnõu number 32. Ettekandja on vallavanem Külliki Kiiver ja kaasettekandja abivallavanem Helve Reisipuk. Palun. Jah, paneme, aga ma ei saa, no jah, mikro vahel selle mikrofoni. Austatud volikogu, tere päevast! Eelnõu on siis Häädemeeste valla seisukoha andmine haridusleppe allkirjastamise osas. Läbirääkimised Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel haridusleppe osas on käinud juba siis 7 korral, alates veebruarist kuni septembrini ja mina osalesin seal 6 korral. Läbirääkimiste protsess oli mõnevõrra kohmakas nii AK-märkega dokumentide kui ka kohapealse formaadi tõttu. Aga tänaseks päevaks on siis jõutud haridusleppe eelnõuni ja osapooled selles on kohalikud omavalitsused, Õpetajate Ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, erakoolide pidajate esindajad ja riigikooli pidaja esindajana haridus- ja teadusminister. Valminud haridusleppe eelnõu on hea tahte kokkulepe, millega soovitakse sätestada põhimõtted ja tegevused õpetaja töö jätkuvaks väärtustamiseks. Sõlmitava haridusleppe kohaselt peavad leppe osapooled esmatähtsaks, et iga noor Eestis
peab saama parima hariduse, olenemata sellest, millises asukohas ja oludes ta kasvab. Sellest eesmärgist tulenevalt ja hariduse kvaliteedi tagamiseks soovivad leppe osapooled leppida kokku olulistes põhimõtetes ja tegevustes õpetaja töö väärtustamiseks. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja omavalitsuste vahel on olnud väga hea koostöö haridusleppe seisukohtade kujundamisel ja liit on koostanud ka analüüsi haridusleppe kohta, mis hõlmab leppe õiguslikku ja finantsilist poolt. Ehkki tegemist on hea tahte kokkuleppega, peab iga leppe allkirjastaja arvestama tekkivate kohustustega. Häädemeeste valla esindajad ei ole lepingueelsete läbirääkimiste käigus saanud kindlust, et lepingus fikseeritavate kohustuste täitmist on plaanitud rahastada riigieelarvelistest vahenditest. Häädemeeste valla haridus- ja sotsiaalkomisjon on eelnõu arutanud ja ettepanek on mitte nõustuda Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, kohalike omavalitsuste, eraüldhariduskoolide pidajate, riigikoolide pidaja ning Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu vahel sõlmitava haridusleppe eelnõus kohalikele omavalitsustele seatud kohustustega, millel puuduvad keskvalitsuse finantstagatised ning keelduda lepingu sõlmimisest. Eelnõu sisulist poolt tutvustab teile abivallavanem Helve Reisenbuk. Austatud volikogu, vallavanem põhilise ütles ära, mina alustaksin sellest, et tegelikult on see 2024 aasta olnud et 2024 aasta on olnud Eesti haridusmaastikul selles mõttes eriline, et nii põhjapanevaid läbirääkimisi, nii väärikas koosluses, nagu seda on 7 korda vabariigis toimunud, kus on esindatud kõik vallavanemad ja ministeeriumi ja haridustöötajate liidu esindajad, kus on läbi käidud väga olulised asjad Eesti hariduse maastikul, see on õpetajate järelkasv, õpetajate palgateemad, karjääriteemad ja esialgne dokument, mis kokku pandi, oli tunduvalt mahukam. See, mis nüüd lõpuks kompromisside tulemusena on jäänud selle haridusleppe eelnõuna, see hõlmab tegelikult nendest läbirääkimiste teemadest väga väikest osa. Ja koolirahvas ja õpetajaskond kindlasti on väga seda meelt, et nad on tundnud, et see teema on olnud kogu ühiskonna diskussiooniks ja on, nagu juba see on väärtustanud nende ametit, et sellega tegeldakse. Kuid pidajana peame me lähtuma ka sellest, et need kokkulepped, mis selle lepinguga võetakse, et need oleks ka materiaalsete vahendite ja rahaliste ressurssidega kaetud. Et meie seisukoht on see, et kui meie täidaksime seda 3 punkti sellest leppest, mis puudutavad rahalist ressurssi, siis see tooks meile kaasa lisakulutusi. Seal sai ka lahti kirjutatud, et see on see, et kogu sellest hariduse rahast läheks õpetajate palgaks kuni 60%, tänase päeva seisuga kasutame me 53% sellest. Ma korra katkestan, mulle tuli informatsioon, et me oleme ikkagi laivis praegu, nii et volikogu liikmetele teadmiseks. Palun. Aitäh. Ja ka see, et üks väike vastuolu nagu selles mõttes, kui Eesti haridussüsteem tahaks üle minna õpetaja üldtööajalisele tööaja arvestusele, siis tegelikult haridusleppes täna käsitleme me ikka neid kontakttunde, kus praegu seal leppes on sees, et võiks olla kontakttunnid keskmiselt 21 kontakttundi, meil on need praegu 23, ka see tooks kaasa meile lisakulutusi ligi 170 000 aastas ja seetõttu oleme toonud siis teie ette eelnõu, et mitte seda lepet alla kirjutada, kuna
kuna me ei tahaks võtta ette aastateks 2026 kuni 2028 kohustusi, mille rahastamises me täna ei ole kindlad. Aitäh! Aitäh ettekandjatele, head volikogu liikmed, kas teil on küsimusi? Ja Urmas, palun. Eelnõu algatajaks on vallavalitsus, aga kogu tekstis ei kajastu, mis seisukohal vallavalitsus oli selles küsimuses. Et kas, kui vallavanem osales läbirääkimistel ja sai panustada nagu ka Häädemeeste valla soovidesse ja tahtmisse, et mind oleks huvitanud, millisel seisukohal oli seda eelnõud esitades vallavalitsus? Jah, palun. Aitäh küsimuse eest. Vallavalitsus. Ja mikrofon ikka või? Jah, kohe aitäh. Vallavalitsus siis võttis ka aluseks kõik need läbirääkimistel esitatud analüüsid ja dokumendid ja tegelikult jäime seisukohale mitte toetada sellisel kujul lepingu allkirjastamist. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis ma tänan teid ja ettekandjaid kui volikogu liikmeid ja ma panen antud eelnõu hääletusele Häädemeeste valla seisukoha andmine haridusleppe allkirjastamise osas ja see kõlaks siis sellisena. Mitte nõustuda Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Ametiühingute Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, kohalike omavalitsuste, üldhariduskoolide pidajate, riigikoolide pidaja ning Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu vahel sõlmitava haridusleppe eelnõus lisa 1 kohalikele omavalitsusele seotud kohustustega, millel puuduvad keskvalitsuse finantstagatised ning keelduda lepingu sõlmimisest. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Neliteist poolt, kes on vastu, üks vastu, seega on eelnõu heaks kiidetud, et mitte siis nõustuda. Aitäh volikogu liikmetele. Teine päevakorrapunkt on vallavara otsustuskorras võõrandamine. Peetri Saadu otsuse eelnõu number 35, ettekandjaks samuti vallavanem Külliki Kiiver ja kaasettekandjaks seekord Maia Reinson, planeerimis- ja maanõunik. Palun. Austatud volikogu, eelnõu on vallavara otsustuskorras võõrandamine. Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Peetri Saadu kinnistu poole osa kaasomanik on Häädemeeste vald. Ülejäänud osas on kaasomanik eraisik, kes esitas Häädemeeste valla volikogule taotluse kaasomandi lõpetamiseks ja Häädemeeste valla omandis oleva osa omandamiseks. Selle maatüki siis ajalugu on selline, et Häädemeeste vallavolikogu 20. aprilli 2011. aasta otsusega ja Häädemeeste vallavalitsuse 30. septembri 2011. aasta koostatud peremehetu vara üleandmise akti alusel kuulus pool mõttelist osa Peetri Saadu maaüksusel asuvatest hoonetest Häädemeeste vallale. Põhjuseks oli õigeaegselt pärimismenetluse algatamata jätmine. Maa-ameti peadirektori korraldusega anti pool Peetri Saadu katastriüksusest Häädemeeste valla omandisse. Maa-ameti peadirektori 2024. aasta käskkirjaga anti 1/2 Peetri Saadu katastriüksuse osas nõusolek maa ostu eesõigusega erastamiseks hoonete kaasomanikule. Ja siis ongi nii, et see tänane poole omandiosa omanik soovib valla omandisse kuuluva osa endale saada. Nii,
volikogu pädevuses on vallavara võõrandamine, kui tegemist on kinnisasjaga. Ja ettepanek on siis võõrandada antud vallavara otsustuskorras kaasomanikule. Selle võimaluse näeb meil ette vallavara kord. Ja ettepanek on võõrandada maa selle maksustamishinna alusel, milleks on siis kogu kinnistu osas 7392 eurot, ehk siis 1/2 omandiosa osas on hind 3696 eurot. Ja lepingu sõlmimisega seonduvad kulud jäävad siis huvitatud isiku kanda. See on kõik. Aitäh ettekandjale, head volikogu liikmed, kas on küsimusi? Ja Urmas, palun. Kas vallavalitsus kaalus ka selle poole kinnisasja müügil kinnisvara hindamist, et saada teada tegelik reaalne hind? Jah, see oli arutlusel, aga pidasime mõistlikumaks lähtuda maa maksustamishinnast. Aitäh, Lebit, palun. Paluks veel selgitust, et üritada õieti hääletada, et mis sai kaalukeeleks see, et nüüd otsustuskorras see eraldatakse, kuna tavaliselt on vald nagu konkursi korras kõiki asju erastanud või võõrandanud. Ja tänan ka selle küsimuse eest. Nagu ma mainisin, siis Häädemeeste vallavara eeskiri võimaldab ja ütleb selliselt, et paragrahv 18 lõige 2 täpsemalt punkt 8 vallavara võõrandatakse otsustuskorras, kui vara võõrandatakse kaasomanikule. Ehk et see võimalus on täiesti olemas ja seda siis võõrandada oksjoni korras ei tundunud praegu asjakohane. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Ma tänan ettekandjat. Head volikogu liikmed, otsuse number 35, vallavara otsustuskorras võõrandamine. Kes on selle poolt, et võõrandada otsustuskorras Häädemeeste valla pool kaasomanduses olev Orajõe külas asuv etisaadu katastriüksus, sihtotstarve elamumaa 100% kinnistu pool kaasomanikule. Kinnistu võõrandatakse tasu eest, milleks on määratud maa maksustamishind 3696 eurot. Häädemeeste vallavalitsusel korraldada müügilepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimisega seonduvad kulud jäävad huvitavad isiku kanda. Ja kes on selle poolt, palun käega märku anda. poolt. 12 poolt, kes on vastu? 2 vastu. Seega on erapooletustega ja siis oli 11 poolt. Ei, 12. Okei. Vabandust, segadus. Nii et kordan üle, 12 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu. Aitäh, seega on otsus vastu võetud. 3. päevakorrapunkt on kinnisasjade tasuta omandamine Eesti Vabariigilt, Järvekalda ja Liiva karjääri. Otsuse on number 36, ettekandjaks vallavanem Külliki Kiiver ja kaasettekandjaks Maria Reinson, planeerimismaa nõunik. Palun. Austatud volikogu, eelnõu on kinnisasjade tasuta omandamine Eesti Vabariigilt. Häädemeeste vallas Leina külas asuvad riigi omandis olevad Järvekalda ja Liiva karjääri kinnistud. Antud kinnistute osas on meie poole ka varasemalt pöördunud MTÜ Meie Võiste liikmed, kellel on siis huvi olnud selle mõlema kinnistu kasutamiseks. 19. augustil pöördusid MTÜ Meie Võiste liikmed Maa-ameti poole ja otsustasid taotleda kinnisasjadele 10-aastast kasutusõigust, et tagada kinnisasjadel hea kord ja ohutu parkimine. Ühtlasi taotletakse maa-alale ujumis, sportimis ja puhkekoha arendamise võimalust. Vallavalitsuse poolt me siis oma poolt teavitasime Maa-ametit, et MTÜ Meie Võiste on kohalikest inimestest koosnev vabaühendus, kes teab nii piirkonna väärtusi kui ka probleeme, mistõttu vald toetab MTÜ soovi taotleda maa oma kasutusse ja seda korrastada. Võiste Liiva karjääri ala siis korrastada ohutuks ja turvaliseks ujumiskohaks.
Lisaks soovivad MTÜ Meie Võiste inimesed rajada kinnisasjale nõlvaku trepi, ujumissilla, ohutustendi, paigaldada prügikastid ja riiete vahetuseks kabiini. Ehitiste loomisega võtab MTÜ vastutuse hoida neid korras ning teha nii, et järvekaldad oleksid korrastatud ja puhtad. Ja soovivad siis ka oma kulude katteks välja rentida supilauda ja aerupaatide ujuvsilda ning glampinguid. Maa-ameti poolt saadetud vastuses anti siis meie võistele teada, et nad saaksid selle kinnisasja oma kasutusse kuni 9 aastaks. Lisaks kirjeldas Maa-amet, et riigivaja valitsejal on võimalik kaaluda siis nende 2 kinnistu kasutada andmist ja võõrandamist või võõrandamist kohalikule omavalitsusele ehk vallale ja selle eesmärgiga, et siis vald saaks oma ülesandeid nende kaudu täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette, et omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada muu hulgas heakorda ja ruumilist planeerimist. Ja pidades silmas kohaliku kogukonna huve ja vajadusi, on põhjendatud nimetatud kinnisasjade taotlemine Häädemeeste valla kui kohaliku omavalitsuse omandisse. Ja kohalike elanike huvides on siis järvekalde ja liivakarjääri omanikuna siis võimaldada järvekalda efektiivsemat kasutust, heakorda ja arendamist. Ja omavalitsuse oleks siis võimalik see vara saada tasuta. Ja eelnõu eesmärk ongi taotleda Eesti Vabariigilt tasuta kinnisasjade järvekalda ja liivakarjääri kinnistute võõrandamist Häädemeeste valla omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks eesmärgiga tagada koostöö kogukonna esindajatega, kinnisasjadel heakord, ohutu parkimine ning rajada maa-alale ujumis-, sportimis- ja uhkekohad. See on kõik. Aitäh ettekandjale, head volikogu liikmed, kas on küsimusi? Ja Urmas ja siis on... See ei ole võib-olla küsimus, aga seletuskirjas on lõpus, et me taotleme selle vallale, et anda ta selle nii-öelda MTÜ-le üle, et kui vähegi võimalik ja kui ei ole juba kokku lepitud, et antakse üle, siis üldiselt sellised asjad antakse üle kas konkursi või mingite võistluse korras. Et me ei saa ikkagi eelnõusse täna kirjutada seletuskirja, et me taotleme selleks, et me anname ta nii-öelda MTÜ-le Meie Võiste üle. Et see oli seletuskirjas, siin eelnõus seda ei olnud, aga seletuskirja lõpus oli see kirjas, et kui on otsustatud, et juba antakse üle, siis ta võib seal olla, aga üldiselt vallavaraga sedasi ei käituta. Aitäh sellise repliigi eest. Maia-Liisa, palun. Küsimus selle nagu loodusliku olukorra kohta, et kas oskab keegi öelda, et kas see on karjäärina korrastatud ja kas see jääb sellisesse olukorda, et seal, kus praegu seal ortofoto peal see vesi on näha, et kas see veeala nagu suuremaks ei lähe, et kas see jääb niimoodi või on seal see maa ja veeala see vahekord nagu muutumas ka? Aitäh. Karjäär on korrastatud, et pärast seda alles oligi võimalik neil seda taotlust esitada ja veeala on siis suurem kui praegu näha. Ja veeala on antud alal tegelikult suurem kui praegu ortofotolt näha. Okay. See on liiga pole üldse. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ja Urmas, palun. Et võib-olla sa ei saanud sellest aru, et ma tahtsin tegelikult teha ettepanekut, et kui ta seal seletuskirjas on, siis ta... Ma tulen selle juurde tagasi. Sealt välja. Ja. Lihtsalt küsimused enne ära. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Et siis, kas vallavalitsus
on mingi konkreetne põhjus, miks seletuskirjas on lõpus siin see maa munitsipaalomandise eesmärk on hiljem anda maa MTÜ-le meie võisti kasutada eesmärgi rajada alale ujumis, sportimis ja puhkekoht või võime seda täna sealt välja võtta tekstist? Tegelikult võib välja võtta, ei ole põhjust seda seal siis hoida. Kas teised volikogu liikmed on ka sellega poolt? On. Selge, aitäh ettepaneku eest. Nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis head volikogu liikmed, panen otsuse kinnisasjade tasuta omandamine Eesti Vabariigilt hääletusele. Kes on selle poolt, et taotleda Eesti Vabariigilt tasuta kinnisasjade võõrandamist Häädemeeste valla omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevaste ülesannete täitmiseks järgmiselt. Järvekalda, ma hakkan numbreid lugema siin ja teiseks on liivakarjääri ja vallavalitsuse korraldada punktis 1 nimetatud vara tasuta omandamise seotud toimingud. Kinnisasjade tasuta võõrandamisega seotud kulud tasub Häädemeeste vald. Kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt, jah. Aitäh teile. Seega on otsus vastu võetud. Nii. 12 poolt. 12, 2 ja 1 oli. Nii, siis on päevakorrapunkt number 4, kinnisasjade tasuta omandamine, vabandust, see juba oli, ei olnud ikka sama. Nii, kinnisasjade tasuta omandamine Eesti Vabariigilt, otsuse eelnõu number 37, ettekandjaks on Siim Siimu, on Siim, vabandan, ma ei näinudki, ja kaasettekandjaks Maria Reinson, planeerimise maanõunik, palun. See mikrofon on siis, jah, kõik on koos. Volikogu esimees, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Et selle eelnõu alusega on teie ees juba korduvalt käidud, aga nüüd on peale pikki läbirääkimisi ja kirjavahetusi Transpordiametiga jõutud sinnamaane, et on võimalik vormistada, küsida siis volikogult nõusolek, et taotleda Eesti Vabariigilt valla omandisse seoses Via Balticaga ehitatud ja kohalike tunnustega teed, pluss siis Häädemeeste alevikus, Häädemeeste tee vist alevikus rohkem tuntud kui koolitee nime all, ja Leina-Lepaküla tee, mille siin kirjavahetuse tulemusena on, nagu esmalt tundub lihtne, et Leina-Lepaküla tee, et see üks sirge tee on, aga see koosneb lausa 4 eraldiseisvast maaüksusest, et on siis vormistada need Leina-Lepaküla tee ka taotleda valla omandisse. Ja käin siis üle kord need teejupid, et selgemini aru saada, millest on juttu. Siis hakkame Reiu küla poolt tulema, et nimetame seda Tüllapulga ringi. Tüllapulga ringiks, et Tüllapulga ringi pealt meil taotletakse siis valla omandisse Reiu ühendustee, mis siis viib golfiteeni, siis see tee, mis on nüüd helibarjääri taga, on Tammeoksa tee, siis Raemetsa tee, mis on siis lähevad selle 5-kordse kortermaja juurde Tüllapulga ringilt. Siis meil on seal Reiu ühendustee ja Reiu koolitee, mis siis ühendab selle Tüllapulga ringi Reiu kooliteega ära ju. Siis tuleme on seal Lottemaa tee peal on üks väike teejupp, mis on siis Lottemaa parkla kohal. Täna see Reiu ranna tees 130-meetrine lõik. See oleks selline lõik, kus poole pealt hakkab siis vallatee ja 130 meetrit oleks olnud muidu riigitee, et see saab siis tervikuna vallateeks. Ja edasi Viiratee. Viirateega on päris selline keerukas lugu, et seal on seda jagamist üksjagu, et need kergliiklusteed
kergliiklusteed, mis bussipeatusse jäävad Transpordiametile ja see siis lõik, see tunneli osa tuleb siis vallale. Siis edasi on meil Karutee, on siis selle Uulu viadukti või estakaadi pealt maha sõit kuni Karuteeni. Teist poolt Via Balticat on Oravatee lõik. Oravatee lõigu pikkus 400 meetrit, siis on Uuejõe tee, see mis uus Kogujõe tee on teist pool Uulu kanalit ehitatud ja paralleelselt Via Balticaga jookseb. Ja need teed siis tulevad seoses sellega, et neil puudub nagu ma ütlesin, ja kõige suurem, mis on lahti mõõtmata, on lõik, mis hakkab Pärnamägede ja Vana-Valga Uulu maantee ristmikust kuni siis Viira park või selle Lottemaa Reiuranna tee teisel pool otsas oleva parklani, kus on täna parkimiskoht tehtud, tuleb Via Baltica või siis vana Via Baltica lõik tuleb valla omandisse, see on siis 1,3 kilomeetrit. Loomulikult riigiteede ülevõtmisega tuleb ka kaasa riigieelarvest teehoolduseks rahalised vahendid vastavalt siis tee hetkeolukorrale, ehk siis Leina-Lepaküla tee on kruusatee, siis vastavalt kruusateele tulevad rahalised hooldusvahendid kaasa, Häädemeeste tee on asfaltkattega, sealt tulevad vastavalt sellele rahalised vahendid kaasa. Ja täna läbirääkimistel Transpordiametiga on, et teed tuleksid valla omandisse, reaalne selline ületulek tuleks, kui volikogu nõusolek annab siis lumelükkamisperioodi lõpul ehk siis mais 2025, sest et muidu me ei suuda korraldada praegu lumelükkamist. Kõik. Aitäh ettekandjale. Head volikogu liikmed, on küsimusi ja Urmas, palun. Praegu siin jooniselt oli näha, et üks tunnel ja tunnel tuleb meile, ülejäänud ei tule siis meile. Ükski tunnel, kas mis ütlen, maast kõrgemalt või tasapinnast kõrgemalt betoonehitis, mis on betoon, see ei tule meile. Aga tunnelist keskelt läbi minev tee tuleb meile. Aga see tuleb siis ainult ühe tunneli puhul. Tunnelid on ju seal rohkem. See tuleb... Ei tule Viira tee tunneli puhul. Ma võin täpsustada, see tuleb ainult Viira tee osas, ehk siis ainult ühe tunneli osas, teised tunnelid jäävad kõik Transpordiametile. Aitäh, on veel küsimusi? Aula, palun. See puht otseselt asjasse, aga lihtsalt mina oma rumalusest ei tea, miks on see koolitee ja Häädemiste tee, kus see segadus on ja miks meil see segadus on, et siin on Häädemiste tee ja päriselt on koolitee. Registrisse on tõesti. See on maakorralduslikult on erinevus selle katastriüksuse lähiaadress on määratud üks, aga teeregistris on tee arvel siis kooli tänavana. Ja seda on võimalik kohalikul omavalitsusel peale tee omandamist. See selgus luua seal. Et katastri nimi ja tee nimi oleks üks. Ei või. Head volikogu liikmed ja Maia-Liisa, palun. Kas Alevis Pärnu maanteed ei pakutud vallale? Alevis Pärnu maanteed, aga meie küsisime seda, millal volikogu on nõusolek andnud. Ja sellest ei ole kordagi juttu olnud. Ja. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjale, head volikogu liikmed. Kutsun otsuse eelnõu 37 hääletamisele. Kinnisasjade tasuta omandamine Eesti Vabariigilt. Kes on selle poolt, et taotleda Eesti Vabariigilt tasuta kinnisasjade võõrandamist Häädemeeste valla omandisse, kohaliku omavalitsusüksuse seadusest tuleneva kohaliku tee ehitamise korrashoiu ülesannete täitmiseks järgmiselt.
punkt 1.1, 19 332 Häädemeeste tee, punkt 1.2, 19 349 Lepaküla leinatee, punkt 1.3, 19 349 Lepaküla leinatee. Siin on siis erinevad pikkused ja numbrid, ma neid ei hakka lugema. Punkt 1.4, 19 349 Lepaküla leinatee ja siis punkt 1.5, 19 349 Lepaküla leinatee. Anda vallavalitsuse luba sõlmida Transpordiametiga koostööleping, mille eesmärgiks on valmistada ette teede 1945 uue tee pikkusega 0,409 kilomeetrit, 1943 karutee pikkusega 0,197 kilomeetrit, 1944 varavatee pikkusega 0,418 kilomeetrit, Viiratee, 1916 Reiurannatee pikkusega 0,133 kilomeetrit, Raetee, Tammeoksa tee, 1949 Reiu koolitee pikkusega 0,345 kilomeetrit, 1941 Sõllapulga tee pikkusega 0,133 kilomeetrit nähtavasti ja siin on meetrit. 1942 Reiu ühendustee on 0,955 kuni 2,355 kilomeetrit. Valdamiseks moodustavate katastriüksuste tasuta üleandmine Häädemeeste vallale. Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara tasuta omandamisega seotud toimingud ja kinnisasjade tasuta võõrandamisega seotud kulud tasub Häädemeeste vald. Head volikogu liikmed, kes on selle poolt, et see otsus vastu võtta. Palun käige märku anda. Kõik volikogu liikmed poolt, seega on otsus vastu võetud. Aitäh teile! Päevakorrapunkt number 5 on reaalservituudi seadmine, veskitee 15, otsuse eelnõu number 38, ettekandjaks samuti Abja vallavanem Siim Suursild ja kaasettekandjaks Maria Reinson, planeerimise nõunik. Palun! Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Tegemist on selle ühe vallavaates väga problemaatilise piirkonnaga. Veski kinnistu, kus on üks väga vana detailplaneering. Detailplaneeringu elluviija läks omal ajal ingusele, pankrotti, jättes tegevused lõpule viimata. Inimesed on sinna ostnud üksjagu krunte, maju ehitanud ja üks suurem probleem, mingi aeg tagasi me olime volikogu ees sellega, kui võtsime selle veskitee valla omantisse, ta tuli vist täituri käest või? Uue omaniku käest. Võtsime selle tee valla omantisse, see oli mõni aasta tagasi ja tingimusega, et need tee alla rajatud kommunikatsioonid, milleks olid siis veetorustikud, jäid omanike või neil on MTÜ sinna moodustatud, MTÜ hallata ja kuna puurkaevust tuleb vesi, et siis seda veevõrku seal ka Häädemeeste VK ei halda, et haldavad nad iseseisvalt. Aga probleem, miks täna oleme siin, on nüüd karmistunud tuleohutusnõuded aasta-aastalt. Osad omalajal detailplaneering nägi ette, et tuletõrjevesi sellel detailplaneeringu alal lahendatakse mobiilse veevõtu kohaga. See mobiilne veevõtu koht on selline väga kummaline termin, et väga harva sellist asja on kasutatud, ma ei tea, kuidas see omal ajal nii oli. Üks selline mobiilne tuletõrje veevõtu seadetis Pärnumaal oli olnud kunagi ja see on täna nihkunud väidetavalt Halinka komandosse, et ühesõnaga Pärnus seda mobiilset veevõtu kohta olemas ei ole. Aga õnnetus on see, et mõned inimesed on avastanud, et nad päris ikka seal piirkonnas jätkuvalt elada ei taha, tahaks enda majasi müüa. Maja müügi eelduseks on kasutusluba. Kasutuslubasi väljastatakse hoonetele, kui on üldjuhul näidatud ära, kus nad saavad tuletõrjevee, kustutusvee. Osad majapidamised ei oska kommenteerida, mis valemiga on saanud siin endistel aegadel kasutusload, aga need, kes täna taotlevad, on tulnud taotlema, on kahjuks tõsise probleemi etsas, sest läheduses tuletõrje veevõtu kohta ei ole. Ja üks
tihedamaid suhtlemisi on olnud meil Veskitee 15 kinnistu omanikuga, kes soovib saada enda hoonele kasutusluba. Ta on esitanud vallale erinevaid ettepanekuid koostöös vallaga rajada see veevõtukoht. Valla vaates see on loomulikult võimalik, aga see tähendaks seda, et järjekordselt me ühte kinnisvara arendajat kohtleme erisusega kui teisi. Ja siiamaani oleme tagasi põrgatanud need soovid, et vald iseseisvalt seda veevõtukohta rajaks. Seda enam, et nagu sellist üleüldisest detailplaneeringu alast konsensust sealt saavutada enam ei ole võimalik, sest osad inimesed on saanud enda hoonetele kuidagi kasutusload kätte. Ja nüüd siis Veskitee 15 kinnistu omanik on valla poole pöördunud, kuna suhteliselt need kinnistud on seal pisiksed, natuke üle 1000 ruudu, et rajada välja siis tuletõrje veevõtu kohta seal, kus praegult on see täpp tehtud kaardile, ehk siis laiem koht, mis on pumplaala. Ja tema soov on siis kantud sellest, et ta saaks ehitada sinna midagi. Peaks olema kõigepealt vald andnud talle selleks loa, et ta siin ehitada saab ja see loa andmispädevus on volikogul. Ja mõte on siis tal tõenäoliselt ka see, et ma nüüd utreerin või räägin ette, et kui edaspidi seal on mõnele krundile veel majad ehitamata, et inimesed soovid maju ehitada, siis kompenseeritakse selle talle tehtud kulu, mis ei ole sugugi väike, selle veevõtukoha rajamiseks, et saavad siis seda kasutada need majapidamised, kellel veel kasutuslubasi käes ei ole. Ja seetõttu on siis Reiu tee 15 kinnistu omanik pöördunud Häädemeeste vallavalitsuse poole, et vallavalitsus taotleks volikogult luba hoonestusõiguse seadmiseks, reaalservitu seadmiseks Reiu tee 15 kinnistule, et sinna ehitataks välja tuletõrje veevõtu koht. Aitäh. Ja palju liikmed, on teil küsimusi? Ja, palun. Kas on nüüd tähtsamalt teada ka, kui suur maht selle tuletõrje veel peab seal olema? Ma annan sulle teada kirjavahetusega, mul on olemas, kus ta on valla käest küsinud raha ja öelnud, kui suur see maht on, et ma vaatan selle järgi ja siis ütlen. Mul pealt varajalt valetan. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjale. Vahemärkus on ütlenud, et volikogus on nüüd meil kohal 16 liiget ja head volikogu liikmed, otsuse number 38. Kutsun teid hääletama reaalservituudi seadmine. Kes on selle poolt, et seada Reiu külas asuvale Veskitee kinnistule reaalservituud tuletõrje veevõttu mahutite hüdrandi ning ümberpööramisplatsi rajamise talumise eesmärgi Veskitee 15 kinnistu kasuks vastavalt otsuse lisaks olevale plaanile. Reaalservituudiga kolmatava ala pindala on ligikaudu 182 ruutmeetrit. Reaalservituud määratakse tasuta. Reaalservituudi seadmisega ja parkla rajamisega seonduvad kulud jäävad Häädemeeste vallas Reiu külas asuva Veskitee 15 kinnistu omaniku kanda ja volitada vallavanemat teostama kõiki käesoleva otsuse täitmisega vajalike toimingud. Kes on otsuse võtmise poolt, palun käega märku anda. Kõik volikogu liikmed poolt. Aitäh, seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6 on loa andmine kinnisasja omandamiseks Laadi külas Tahma kinnistu. Otsuse number 39, ettekandjaks samuti abi vallavanem Siim Suursild ja kaasettekandjaks Maria Reinson planeerimise nõunik. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Et sellist eelnõud Häädemeestel töötamise aja jooksul kannan esimest korda ette, aga teema tuleneb umbes 15-20 aasta tagusest ajast, kui seadusandja ehk Riigikogu võttis vastu seaduse, et üle 10 hektari suurust põllumajandus- või metsandusmaad tohib pöörandada äriühingutele ja välismaalastele ainult kohaliku omavalitsuse volikogu nõusolekul. Ja käesoleval hetkel on teemaks Tahma kinnistu, mis jääb siis Karjamõisa tee
ja Urajõe vahele, üle 10 suurune kinnistu, seal on siis osaliselt on heinamaa, osaliselt on metsamaa ja maaomanik täpselt ei kirjelda küll, see eraisikust maaomanik on ka selle juriidilise isiku, kelleks on osaühing Illimar, juhatuse liige, ehk siis võiks öelda, et toimub mõneti müük iseendale. Aga kuna maatükk on suurem kui 10 hektarit, ta ei ole olnud käibes põllumajandusmaana ja ei ole tegeletud metsamajandamisega, siis õiguse sellise tehingu toimimiseks annab kohalik omavalitsuse volikogu. Et omaaegne selle seadusandja mõte oli, kui seda seadust loodi ja seletuskirja on selgitusosas on kirjutatud just, et oli takistuseks, et välismaalaste kätte läheks põllu- ja metsamaa. Et nüüd on nagu volikogu pädevuses hinnata, et kas eraomanik võib iseenda firmale müüa või mitte seda tükki. Kõik. Aitäh ettekandjale. Kas on ettekandjale küsimusi? Ja palun. Kas maal on juba mingi planeering ka peal kunagi või on sellist infot ka? Ei, planeeringut annab volikogu ja minule teada olevalt sellele kinnistuse ei ole ka esitatud siiamaani vähemalt taotlust planeeringu algatamiseks ja ka puudub info, et ka üldplaneeringu menetlemise protsessis oleks maaomanik pöördunud valla poole mingi konkreetse eesmärgi. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Täname ettekandjat, head volikogu liikmed, otsuse number 39. Kes on selle poolt, et loa andmisi kinnisesse omandamiseks lubada osaühing Illimar omandada Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Laadi külas Tahma kinnistu ja kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. 13 poolt, kes on vastu, 1 vastu, kes on erapooletud, 2 erapooletut. Aitäh. Seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 7 on volikogu maa- ja külakomisjoni koosseisu kinnitamine. Otsuse on 40. Ettekandjaks komisjoni esimees Lembit Kõnaps. Palun. Alustatud volikogu. Ma olen valmistanud Häädemeeste vallavolikogu esimehele esinduse, kus ma palun, teen ettepaneku Häädemeeste vallavolikogu poolt moodustatud maa- ja külakomisjoni koosseisu vähendada 9 liikmed 7-le. Ja ettepanek on kinnitada maa- ja külakomisjoni koosseisus Lembit Kõnaps, Viljar Metsaolu, Maia-Liisa Kasvandik, Birgit Ojamets, Anneli Stern, Argo Mengel ja Elton Jets. Põhjus on selles, et me oleme pikka aega hädaldanud selle koorumiga ja inimesed, kes ei ole käinud regulaarselt, lihtsalt ei saa muidu sellist tööd teha edasi. See esilis on põhjustatud selle pärast teile, nii et olge head, loodan kinnitada. Aitäh. Kas on komisjoni esimehele küsimusi? Ei ole. Head volikogu liikmed, otsuse number 40, kes on selle poolt, et kinnitada vallavolikogu maa- ja külakomisjon 7-liikmelisena alljärgnevas koosseisus. Esimees Lembit Kõnaps, aseesimees Viljar Metsaolu, liikmed Maia-Liisa Kasvandik, Birgit Ojamets, Anneli Stern, Argo Mengel ja Elton Jets. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik volikogu liikmed poolt, seega on otsus vastu võetud. Aitäh. 8. päevakorrapunkt on tunnustuse avaldamine. Otsuse number 40 ja ettekandjaks on tunnustuse avalduse komisjoni esimees Andrus Sobul ehk siis mina ise. Mul on hea meel, et Häädemeeste vallas on jätkuvalt inimesi, kes esitavad
tunnustamiseks, et selline heatahtlikkus ei ole vallast kadunud, aga eelnõu eesmärk on siis kinnitada tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanekut vastavalt siis valla aukodaniku või vapimärgi andmiseks. Ja komisjon siis teeb esildise volikogule ja loodab alati, et volikogu sellega kinnitab. Et komisjon käis koos 25. novembril ja kõik komisjoni liikmed olid kohal ja tõdesime siis, et seekord ei olnud esitatud ühtegi aukodaniku kandidaati, vaid olid esitatud 4 vapimärgi kandidaati. Ja komisjon siis toimus arutelu ja otsustasime, et mitte välja anda üle 2 vapimärgi ja hääletamise tulemusena siis olid tulemused sellised, et kõige rohkem hääli sai 7 häält, teisele kohal oli 5 häält, siis oli 2 häält ja ühel oli ka 1-0, et keegi ei olnud, et kõik komisjoni liikmed nagu andsid siis maksimumhääled, nagu neil oli 2 häält. Ja komisjon teeb siis ettepaneku, aga tegelikult on ka see veel, et ennem otsustada, et kas me läheme sama suuruse rahalise preemiaga nagu eelmine aasta 500 eurot või on alternatiivseid ettepanekuid. Ja see oli see, et see 500 eurot kätte, eks ole? 500 kätte, see inimene saab 500 kätte ja maksud maksab siis omavalitsus selle pealt. Kas on konkureerivad ettepanekuid või on kõik nõus sellega? Et muudes valdkondades jäid ka seekord vallavalitsus jättis samaks kõik. Et see 500 eurot on siis sobilik. Nii, ja siis on siis tulemused on sellised, et hääletuse tulemusel otsustati anda välja siis 2 vapimärki ja 12. vapimärgi järjekorraga siis saab Heido Tasalain ja 13. järjekorra numbriga Ele Vahenõmm. Ja siis mul ongi hea meel ja ettepanek, et volikogu selle kinnitaks esildise, mis on siis tunnustuse komisjon teile saatnud. Ja kas on küsimusi? Urmas, palun. Kas komisjon otsustas, et antakse välja 2 vapimärki? Mõnikord on ka rohkem antud. Me otsustasime, et mitte üle 2, sest hääletustulemusel, kui oleks olnud nii, et hääli vähem oleks saanud, siis me oleks saanud 1. Ja. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis head volikogu liikmed, otsuse number 41, tunnustamise avaldamine, kes on selle poolt, et kinnitada tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanek ja anda välja Häädemeeste valla vapimärk 12. Heido Tasalainile ja 1-2 punkt siis 13. Elve Vahenõmmele, kinnitada Häädemeeste valla vapimärgi kaasneva rahalise preemia suuruseks 500 eurot, millel lisandub üksikliku tulumaks. Kes on selle otsuse vastu poolt, palun käega märku anda. Aitäh, kõik volikogu liikmed poolt, seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 9 on umbusalduse avaldamine, otsuse number 42. Ma ei tea, ettekandjaks on pandud Urmas Aavad, kas siis? Palun. Austatud volikogu ja vallavalitsus, vallavanem, külalised. Kohalikus omavalitsuses on 2 tasandit. Volikogu, mis on esinduskogu, ja valitsus, mis on volikogu poolt moodustatud täitevorgan. Valitsuse juht on vallavanem. Volikogu ja valitsuse ülesanded on jagatud nii, et kumbki organ otsustab oma pädevuse piires talle antud ülesandeid. Meie, kes oleme alla kirjutanud käesoleva umbusaldusavaldusele,
oleme rahul koalitsiooni tööga ja selle tööga, mida vallavanem ja vallavalitsus on teinud koalitsioonileppe täitmiseks. Enamus asju selles lepingus on tehtud või tegemisel. Alati võib küsida, mis on muutunud vallaelus võrreldes varasema perioodiga. Muidugi võib rahuldada vastusega, asjad pole ka halvemaks läinud. Kuid kas täna saame seda öelda? Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi vallavanem esitab ametisse kinnitamiseks valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ametist vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui volikogus või valitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. KOKS paragrahv 50 lõige 7 sätestab seda. Kui juuli lõpus selgus, et Uulu kooli direktor on meilt ära minemas, siis vallavanem ei võtnud midagi ette, et jõuda põhjusteni, mis tingisid koolijuhi lahkumise vahetult enne uue õppeaasta algust. Pigem koostus arvamus, et kui inimene on otsustanud minna, siis teda kinni hoidma ei hakata. Asja muudab huvitavamaks fakt, et uuele direktorile kehtestati kohe katse ajal 8% kõrgem palk. Arvestades, et uuel direktoril lubati ka üks päev nädalas vabaks, siis kujunes palgaks tegelikult 3125 eurot, mis on 35% rohkem kui eelmisel juhil. Tegelikult osutus uus direktor katse ajal kõrgema palgaga töötajaks vallas. Kuigi probleemid uue direktoriga algasid Uulu koolis kohe õppeaasta alguses, siis jõudis õpetajate poolne kiri olukorrast koolis vallavalitsusse oktoobri lõpus. 2 kuuga suudeti Uulu kooli sisekliima pöörata pea peale. Vaatamata tõsistele probleemidele, mis olid koolis tekkinud, pakkus vallavalitsus välja leppimisaja. Kuid tänaseks on direktor töölt vabastatud poolte kokkuleppel. Praegu on teada, et veel üks tunnustatud asutuse juht on esitanud lahkumisavalduse. Vallajuhid on teatanud, et seekordne äramineku põhjus pole vallas ehk vallapoolses juhtimises või juhitamatuses. Kuidas läheb valla ühe suurimal asutusel edasi, me ei tea. Kuid arvestades Uulu kooli kogemust, siis ilmselt midagi head oodata pole. Ma loodan, et sellest 2 näitest on midagi õpitud ning põhjused, mille pärast meie oma inimesed armastatud töölt lahkusid, saavad edaspidi lahenduse. Allakirjutanute käest on küsitud, millega te rahul pole. Kõik on ju korras. Kõik võib ju vallas korras paista, kuid volikogu liikmetena on mõnikord häbi. Toon eelnevast ühe teistsuguse näite. Vallavalitsus korraldab vallavanema eestvedamisel ettevõtluspäevi, kus on näidatud tabelid meie valla suurimatest tööandjatest. Vallavalitsuse poolt kinnitatud valla aasta ettevõtte konkursi korras pole aga ühtegi tingimust, millisel juhul ei esitata ettevõtet avalikule hääletusele. Ei esitata ainult pankroti ja likvideerimise korral. Vastavalt korrale kvalifitseeruvad ka ettevõtted, kes on tegutsenud isegi alla 2 aasta. Kui vallavanem esitab konkursil ettevõtte, mis registreeriti alles eelmisel aastal, millel pole aastaaruande järgi mitte ühtegi töötajaid ja käive on alla 4000 euro, siis on lihtsalt piinlik, kuigi kõik on ju kõige paremas korras, näiliselt. Sarnaseid näiteid võib veelgi tuua. Olukorras, kus alates septembrist ei olnud volikogus toimivat koalitsiooni, tuli leida lahendus, mis viib elu vallas edasi. Meie allakirjutanud tõdesime, et tekkinud olukorda polnud võimalik vaatamata püüdlustele siseliselt lahendada. Umbusaldusavaldus vallavanemale algatas protsessi koalitsiooni moodustamiseks, mis tagab otsustusvõimekuse volikogu töös. Uulu koolis on tänaseks töörahu taastatud vähemalt ajutiselt ja direktor tööd vabastatud. Seega peamised põhjused umbusalduse avaldamiseks on ära langenud, mistõttu võtavad umbusalduse avaldajad umbusaldusavaldused tagasi. Lõpetuseks tahan tänada kõiki inimesi volikogus, kes jätkuvalt on nõus valla aastapäeval kõigi tublimate tunnustust väärivate inimeste kõrval andma üle auhindasid parimale ettevõttele ja teistele end esitanud isikutele.
ja et asi korrektne oleks, siis ma annan ka volikogu esimehele või vallasekretärile siis avalduse. aitäh. Kas vallavanem soovib sõna? Ja, palun. Austatud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, Häädemeeste valla rahvas, kuulajad. 14. novembri volikogu istungil esitasid mulle umbusalduse avalduse 5 koalitsioonipartnerist volikogu liiget. Umbusalduse avaldamise põhjuseks toodi volikogu enamuse liikmete usalduse kaotus, millest tulenevalt puudub vallavalitsuse poolt algatatud eelnõudel vajalik volikogu koosseisu häälte enamus. Usalduse kaotus seostati oktoobrikuu istungilt toimunud valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu hääletusega. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu läbis õiguspärase menetluse. Septembrikuus toimunud avalikustamise ajal oli kõigil isikutel, sealhulgas volikogu liikmetel, võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks. Samuti toimusid eelnõu avalikud tutvustused ja arutelud. Tähtaegselt laekunud ettepanekud vaatas vallavalitsus läbi ja esitas eelnõu raames volikogule. Hääletuse tulemusel jäi määrus volikogu istungil vaatamata eelnõu menetlemise protseduuri õiguspärasusele vastu võtmata. Praegu on käimas uus menetlus, mille raames on võimalik viia dokument seisukorda, mis oleks osapooli rahuldav ning et see saaks lähiajal vastu võetud ja vallale järgmisteks aastateks kavandatud olulised investeeringud oleks võimalik ellu viia. Vallavanemana olen oma tegevuse ja koostöö meeskonna ja volikoguga rajanud just nimelt usaldusele. Inimesed aga on usaldanud oma hääle volinikele ja neil on õigustatud ootus, et tegutsetakse valla heaolu nimel. Poliitilised mängud vallarahvast ei huvita ja kahju on ajast, mis on möödunud pingetes ja teadmatuses. Hea koalitsioon eeldab konstruktiivset koostööd ja ühiste seisukohtadega arvestamist, mitte koalitsiooni lammutamist selle liikmete poolt. Koalitsioonisisesed liikumised said alguse juba augustikuus, sest saadik olen tundnud survet minu isikule vallavanemana. Liikvel on olnud mitmesugused versioonid minu tagasiastumise või umbusaldamise kohta, mis on häirinud tavapärast töörütmi ning tekitanud meeskonnas tarbetut närvikulu. Ometi pole töö jäänud tegemata. Umbusalduse avaldamine on volikogule seadusest tulenev võimalus minuga koostöö lõpetada, kui see on Häädemeeste valla huvides. Minu hinnangul ei olnud umbusalduse algatamiseks põhjust ja esitatud süüdistustega ma ei nõustu. Olen tegutsenud parimas usus, et vald areneks ühtse tervikuna ja tegutsenud koalitsioonilepingu piires. Olen teinud asju meie valla ja vallarahva heaks ning huvides nii hästi, kui olen osanud. Ja loodan edaspidigi vallaellu ja arengusse panustada. Olen südamest tänulik kõigile, kes on mulle sellel keerulisel perioodil toeks olnud, toetust avaldanud ja tänan usalduse eest. Aitäh ja kuna eelnõud on päevakorrast võetud ennem päevakorda maha, siis mul on ka kohustus üks pöördumine teile ette lugeda, mis ka kõigile volikogu liikmetele saadeti, aga kuna meid on siin vaatamas ja kuulamas rohkem kui volikogu liikmed, siis ma loeksin ka selle ette. MTÜ Tahkuranna maastikukaitse.
pöördumine Häädemeeste valla volikogu liikmetele 26. novembril ja saadetud. MTÜ Tahkuranda maastikukaitse tunnustab Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiverit meie koduvalla loodusväärtuste tervislikkuse eest seismisel. Olgu need siis erinevad kaalutlused seoses meretuuleparkide, Rail Balticu või karjääridega. Külliki Kiiver on panustanud oluliselt kohalike elanike huvide kaitsel seoses planeeritava võiste teise liiva karjääriga Jõulumäe spordiradade kõrval. Selle tulemusel on MTÜ ja vallavalitsuse ühiskaebust arendaja Keskkonnaameti ebaseadusliku tegevuse vastu saatnud edu juba 2 kohtuastmes. Tallinna halduskohtus ja Tallinna ringkonnakohtus. Ootame, et edu saadab meid ka Riigikohtus, kuhu arendaja äsja esitas kassatsioonikaebuse. Suu on nii kuiv juba, et ei saa enam. MTÜ Tahkuranda maastikukaitse leiab, et olukorras, kus järgmiste kohalike omavalitsuste valimisena on jäänud vähem kui aasta, on vallavanema väljavahetamine praegusel ajahetkel vallainimestes pigem ebakindlust tekitav ning samas ka majanduslikult mittemõistlik otsus. Toetame Külliki Kiiveri jätkamist Häädemeeste vallavanemana ja palume tehtud umbusaldust volikogu liikmete mitte toetada. Lugupidamisega Teet Suursild, MTÜ Tahkuranda maastikukaitse juhatuse liige, allkirjastatud digitaalselt. Head volikogu liikmed, ma tänan teid, ma tänan umbusalduse esitajad, kes võtsid selle umbusalduse tagasi, see oli ainuõige otsus. Nii et aitäh teile. Päevakorrapunkt number 10 on informatsioon. Kas on kellelgi informatsiooni jagada? Soovikski informeerida austatud volikogu sellest samast, millest siin avalduses juba juttu oli, et on läinud siis võiste karjääri kaevandamisloa teema, keskkonnaloa teema Riigikohtusse ja meie siis omalt poolt anname kõik, et ka selles kohtuastmes vallal oleks võimalik võiduga välja tulla. Siis informeerin, et kõik on oodatud vallapeole 6. detsembril kell 19 Häädemeeste spordikeskusesse. Tulge ise ja kutsuge sõbrad kaasa. Aitäh! Ja tänan veel kord usalduse eest. Nagu kõik volikogu liikmed ilmselt teavad, siis meie haridus-sotsiaalkomisjoni esimees sai vahepeal kõrge autasu presidendi noore haridustegelase preemia ja mul oli soov siin meie kõigi nimel teda täna õnnitleda ja mul on selleks suur lilleking kaasas, kui keegi volikogu liikmetest tahab võtta selle austava ülesande endale ja Seglele ära viia, siis oleks väga kena, aga me võiksime koos teha aplausi talle. Kui rohkem informatsiooni ei ole, siis traditsiooniline informatsioon minu poolt, kuna detsembrikuu on, eriti teine pool on see aasta väga keeruline, jõulud pressivad peale, segavad nii-öelda volikogu töökorda. Ja seekord siis me oleme planeerinud volikogu ebatraditsioonilisele ajale 18. detsembrile, et kuna 19. on Pärnu linnas volikogu, et siis me ei hakkaks konkureerima, et paluks sellega siis arvestada ja palume siis ka kõigil volikogu liikmetel usinasti ettepanekuid teha arengukavasse ja eelarvestrateegiasse. Seega on tänaseks volikogu istung lõppenud. Aitäh teile!